Eesti Rahva Autokool. Autoga sõitmise juures on sõiduasend väga oluline. See on vajalik selleks, et paremini tunnetada autot ja oleks tagatud ka hea roolimine, rooli käsitlemine. Õige sõiduasend on selline, kus me reguleerime istme kauguse selliselt, et meil ikkagi rooli kõige kaugemas punktistest roolis ülevalt kinni hoides oleks meil käes nurk piisavalt hea. Seda saab ka kontrollida lihtsalt, kui me paneme sirge käe üle rooli, et ranne toetub roolile. Istme kõrguse reguleerib igaüks vastavalt enda soovile ja seljatoe kaldenurga samuti. Ja nüüd, kui meil on rooliasend või käte kaugus on õige, et ta ei oleks selline, kus meil on võib-olla hea ja mugav istuda, kuid sirge käega keerates meil ei ole käes jõudu ja meil ei ole ka kiirust. Kui me üritame teha lihtsat liigutust, kätte liigutust kõvera käega või sirge käega, siis me kõik saame aru, et sirge käega on see märksa keerulisem. Ja nüüd selline väike trikk või nipp või soovitus kontrollimaks sõiduasendit on see, et kui me teeme rooli keeramise tsükleid, kui meil on üks tsükkel on ühest rooli keeramise äärest teise ja katsume neid teha 10 tükki järjest ja maksimaalselt kiirusti. Ehk ma alustan. 1, 2, 9, 10. Nüüd, kui mul on iste valesti reguleeritud, siis ikkagi kehavõteb on õige asendi. Kas ma tulen liiga ette või ma tahan taha minna, et mul hakkavad tahapoole, et mu käed ei läheks risti. Õige sõiduasend või sõiduasend autos peaks siis tagama maksimaalse kontakti istmega. See tagab meile ka auto hea tunnetuse. See on vajalik, et saada aru auto käitumisest, et tunda ära tema libisemine ehk siis auto käitumine. Ja mida varem me reageerime, mida kiiremini, mida paremini me tunneme autot ehk siis auto libisema hakkamist, seda kiiremini, seda paremini, seda väiksema jõukuluga saame selle libisemise oma kontrolli alla ehk siis sellega kõrvaldada. Nii, ja nagu me tunneme istme kaudu autot tunnetame, et veel kord öeldud, et siis kontakt oleks maksimaalne, et me tunneksime õlgasid, tunneksime turjaga istme selja tuge ja ka kintsud oleks maksimaalselt ikkagi vastu istet. Et seda saabki reguleerides siis enda järgi muutes istme kaugust ja kõrgust ja istme seljatoe kaldenurka. Ja teine asi on siis käte kaugus või istme kaugus roolist, ehk siis peaks olema tagatud optimaalne käenurk, mis tagab rooli keeramise kiiruse, hõlpsuse ja täpsuse. Ja rooli käsitlemine loomulikult, et kui me roolid keerame, me keerame rooli ikkagi üle käe. Me ei keera rooli niimoodi või me ei keera teda ka niimoodi. Et see on sellised elementaarsed asjad. Terveks eluks vajalik.